Täna 30. novembril on kirikuaasta kalendri järgi Apostel Andrease päev. Evangeeliumi järgi oli ta üks esimesi 4 apostlist. Esimese 4 apostli hulka loetakse 2 vendade paari, vennad Andreas ja Peetrus ning Jaakobus ja Johannes. Andreas oli kalur ja ta elas Galilea järve kaldal. Enne kui ta järgnes Jeesuse kutsele, oli ta olnud ristija Johannese jünger. Andreas olla olnud ristija Johannese kõrval siis, kui mööda astus mees, kelle ristija Johannes oli just Jordani jões ristinud. Ja ristija Johannes hüüdis, vaata, siin on Jumala talv. Andreas oli uudishimulik mees ja järgnes koos mõne teise ristija Johannese jüngriga Jeesusele. Nad küsisid Jeesuse käest, õpetaja, kus sa oled öömajal? Ja Jeesus vastas neile, tulge ja vaadake. Seesama sõnade paar, tulge ja vaadake, mille Jeesus Andreasele ütles, saatis apostel Andreast kogu ülejäänud elu. Peetakse teda ju üheks esimeseks missionäriks, kes inimesi Jeesuse juurde juhatas. Evangeeliumites on Andreast nimetatud vaid loetud kordadel. Aga iga kord, kui teda evangeeliumites on ka esinenud, toob ta kellegi Jeesuse juurde. Esimene, kelle Andreas Jeesuse juurde juhatas, oli ta oma vend Siimon. Sellest on kirjas ka Johannese evangeeliumi alguses, kus on kirjutatud. Üks neist 2, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon Peetruse vend. Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle, me oleme leidnud Messia. See on tõlkes Kristuse. Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus ütles tollele otsa vaadates, sina oled Siimon, Johannese poeg, sind peab hüütama Keefaseks. See on tõlkes Peetruseks. Seejärel tõi Andreas Jeesuse juurde poisikese, kellel oli 2 kala ja 5 leiba, et nende andidega võiks ära toita 5000 meest koos oma peredega. Hiljem juhatanud Andreas Jeesuse juurde ka paganatest kreeklased, kes olla tahtnud issandat näha. Kõige selle juures jäi Andreas aga tahaplaanile. Ta ei tõstnud ennast esikohale, sest eesmärk ei olnud ju mitte inimesi juhatada tema juurde, vaid juhatada Jeesuse juurde. Pärast Jeesuse taevasse minemist kuulutanud apostel Andreas issanda armust ja heldusest Kreekas, Türgis ja Musta mere põhjaosas. Aastal 62 hukati apostel Andreas Patrases Ahaias. Ta hukati diagonaalristil, mis on saanud ka tema sümboliks. X, see on Andrease rist. Ta olla seotud X-i kujulise risti külge ning sellest kõrgest kantslist oli ta jutustanud inimestele mitu päeva järjest kuni oma surmani. Tule ja vaata. Meidki kutsub Jeesus enese juurde ja ta teeb seda sageli läbi erinevate inimeste, läbi erinevate eluolukordade. Ta teeb seda, et meid vabastada kahtlustest, hirmust, nõrkusest, eluängist, patust. Ta teeb seda, et juhatada meid eluteel ja toetada meid meie eluvõitluses. Ta astub meie juurde, et tuua meile uus hingamine, tuua lunastus, tuua lohutus, taastada meis rõõm ja lootus. Aga veelgi enam.
Jeesus ütleb, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Issand Jeesus on andnud meile võimaluse selle maise elu kaduvuses loota Jeesuse toodud lunastusele. Tule ja vaata siis. Ammuta eluvee allikalt kõike, mida sina sellel teekonnal igavesse ellu oma ihu, hinge ja vaimu poolest vajad.